mis sorti muusikat teie koolis siis õpetatakse ja tehakse ja kes seda teevad? No meil on õnneks juba aastate jooksul päris hea meeskond kujunenud. Põhi on muidugi loomulikult koorimuusikal, selle alaga me hakkasimegi tegelema ja seda tingis ka vajadus elust. Koorikultuur on ju Eesti rahva uhkus seni olnud ja meie ülesanne on seda säilitada saab seda ainult kvalitatiivsuse näol. Need ajad on möödas, kus lihtsalt igaüks tuli kokku ja tegi koori ja laulsid, nüüd on tarvis haridust, nüüd on tarvis nooditulda, nüüd on tarvis ilusti laulda, hääleseadet omada ja seda me kõiki püüame arendada. Ja meie areng on olnud ka alustasime kooridega, nüüd on meie kooride kõrval juba küllalt hea instrumentaalne baas. Esmakordselt seekord me kasutame ka nüüd Vanemuise juubelikontserdil Vanemuise sümfooniaorkestrit kooride saateks. Aga minul hinges on ikka see, et ükskord saab ka meil omal mingi niisugune sümfooniaorkester olema, sest viiulid juba esinevad. Ja neid on juba oma kümmekond, kes mängivad. Ja kui need noored ükskord gümnaasiumi ridades saavad, siis ma loodan, et me enam ei pea Vanemuise käest laenama sümfooniaorkestrit kooridel mingisuguse saate tegemiseks, vaid meil juba ise oma jõudega saavad hakkama. See on üks suur unistus ja usun, et see on reaalsus. Vanemusele hirmuäratav konkurents. Kas see konkurents, aga vähemalt... Ma tahaks seda öelda, et tänase kontserdiga nägime tegelikult need lapsed, kes mängisid siin klaverit ja flööti ja viiulit ja see on tegelikult kõik meie jaoks abiinstrument. Aga see tase on saavutatud ka nendes valdkondades selline, mis võimaldab neil esineda juba solistidena. Kuigi ta on koolikontsert ja esinevad koolilapsed. Soovida on ikka ühte ja teist, aga nad olid minu meelest tublitena ja nad esinesid kenasti. Ja nad olid selleks valmistunud ja ma arvan, et sellel instrumentaalsel liinil, vokaalsele lisaks kujuneb tõenäoliselt küllalt ka oluliseks tulevikus. Ja nii nagu Uno juba ütles, ja tõesti, et orkester on ka minu unistus. Ilmselt tulevikus, kui mõni nendest abiinstrumendi õppijatest on selle Pilli konservatooriumis lõpetanud, siis ta sugugi ei ütleks, et see enam abiinstrument on. Ja meil ongi neid muide. Meil on konservatooriumi lõpetanud on meie õpilasi, kes alustanud siin selle puhkpidi puhumisega. Nüüd on sinna teed ka läinud. Päris palju kohe. Ei palju ei ole, aga üksikud siiski on ja päris nimekaid. Päris nimekaid on, jah. Nii et see võimatu ei ole. Küsimus on just, et nii orkestrid täis saaks ja orkester ka sellele kooride ligi lähedasele jõuaks, sest kooride maine on ju siiski küllalt avar ja juba välismaine ja rahvusvahelist tunnustust leidnud ja selle juurde me oleme muidugi uhked, et meie töö nii vilja on kandnud. Kooridesse on teil ka suur trügimine laste hulgas? See kooridesse vastuvõtt on praktiliselt juba kooli vastuvõttud ja mingil määral paika pandud. Me igal kevadel kuulutame välja konkursi, võtame vastu uusi õpilasi. Ja muidugi, mis puudutab ülelinnaasi koore, siis siia võtame lisaks ka teistest koolidest, kes meie koolis ei õpi, kes on andekad ja kellel on võimed ja kes suudavad selles meeskonnas püsida. Aga muidu kooride vastuvõtt on juba reeglina paika pandud kooli vastuvõtuga. Järelikult võib siis teha põhimõtteliselt niisugust kasvatuslikku käiku, et see, kes matemaatikas saab 2,
see kooriga välismaale ei sõida või kuidas? Eks ta põhimõtteliselt niiviisi olegi, sest et meil on kujunenud välja selline koostöö teiste pedagoogidega, teiste aineõpetajatega, et ikka põhiõppeainet tuleb kõigepealt edasi jõuda. See on ikka alus, asjade aluse öeldis. Ja kui seal on puudujääke, siis ega lauluga ka eriti kaugele ei jõua. Siin koolis olete teie kaks vist tõepoolest kõige suuremad autoriteedid. Mulle jääb selline mulje, aga teile endale? Ei no mis on nüüd autoriteedid, eks meie meeskonnamäng oleme kahtlemata undelt Kokaga oleme küll juba mitukümmend aastat, palju on 20 kõvasti juba õlgalaga on rajatud ja me kangesti ühtemoodi mõtleme ja ühed taotlust on ja tänu sellele muidugi see meeskond liigub. Aga õpetajad on ka väga tähtsad, näiteks meil on praegu väga nimekaid koorijuhte, Lennart Jõela on praegu ka vabariigi mainega koorijuht, kes ei põlga mitte töötamast väikeste lastega esimese klassiga näiteks. Seda muide suured mõned koorijuhid teevad väga alandavaks, aga küll on uhke, kui sa ise tead väiksest peale esimesest klassist, mis sa tahad saada ja näed, kuidas ta sul kasvab ja kuidas seda istutad ja kuidas seda valad ja kuidas seda väetad. Et see on omaette väärtus ja selle tõttu võib-olla ongi see meie taseme ühtlasem ja kvaliteetsem, sest et ta küpseb enda peost. See metoodika on ju ka levinud, et algklassis on juba algklassiõpetajad ja väiksema kvaliteedist võtavad üle ja kolmad võtavad üle ja siis hakkab teiste praaki ja teiste mööda laskmisi seal harimas ja on alla.
Nii et selles mõttes, et meil on häid õpetajaid palju, koorijuhid on kõik tugevad õpetajad, solfeetsi õpetajad on veel tugevad, konservatooriumil õpetatud inimesed, Kai Klein ja Marke Plaks. Ja siis muusikaliteratuur on Impi Goldman, kes veab ainult seda vagu ja analüüsib ja arutab pahatihti, kust alustada, kuhu jõuda, kui suur osa on Eesti muusikal, kui suur osa on Eesti rahvalaul, mis see meie Eesti lauljale ja inimesele annab ja kui palju siis välismaalt ja kui palju seda moderni ja kõike see on nii, kõik niisuguse meeskonnamängu tõttu see kujuneb ja ma usun, et olen veendunud, et ma olen praegu õigel teel. Need inimesed, kes suudavad õpilast mõjutada, eks need jäävad ka nendele meelde ja on nüüd tore oodata kohtumisi endiste õpilastega. Ja on ka teada need õpetajad ju, keda õpilased mäletavad, kes võib-olla olid kooli ajal küllaltki ranged, kuid kellele praegu hetkel võib-olla õpilastel palju tänu võlgu, et nad omal ajal just nii ranged olid, kui nad olid. Võib-olla koolilapsel tundub, et mõni asi on mõnikord üleliia tehtud või natuke õpetaja on liiga karm olnud, aga see on ikkagi elus tavaliselt kasuks tulnud. Minu kogemused seda lihtsalt näidavad. Eesti viimaste aastakümnete koolikorralduse üks tõsisemaid probleeme ongi olnud see, et õpetajateks ei taheta saada enamasti madala palga tõttu ja et mehed ei saa õpetajateks. Paistab, et teie koolis ei ole selles mõttes küll mitte niisugune õnnetus, et siia on tulnud need, kes kõrgemat palka ei saa teenitud. Ei eks meil ole ikka natukene seda üldist häda ka juures, ega meil mehi väga palju ei ole. Minu meelest ikka oleks normaalne niimoodi, et oleks ikka naised ja mehed enam-vähem koolis pooleks. Aga meil on nüüd tänu muusikaõpetusel tõesti mehi rohkem võib-olla mõnes teises koolis. Aga need, kes siin töötavad, need on oma ala fanaatikud ja kuigi seda palka nii palju ei ole, aga võib-olla selles õpetajaametis on jälle rohkem seda töörõõmu. Tähendab, kui sa näed, kuidas see laps kasvab, kuidas ta areneb, kui sa teed tööd ja kui sellel tööl on tulemused, need nii mõnigi kord korvavad selle väiksema palga. Ja Uno Igasen enne ütles, et muusikaõpetajate meeskond on hea. No ma julgeksin ütelda, et terve kooli meeskond on hea. Meie koolis on täiesti demokraatlik ja hea õhkkond ja see soodustab nii õpilaste ja õpetajate vahelist suhted kui ka tegelikult töö tegemist.